Hommikused rahajutud on saade, kus räägime avatult rahaga seotud teemadest. Mina ja Katariina Tint räägin erinevate külalistega sellest, kuidas sissetulekut suurendada, teadlikult kulutada ning targalt ja jätkusuutlikult vara kasvatada. Mõnede külalistega on meil ka kinnine osa, mis avalikku saatesse ei jõua ja kus osalejad saavad külalistele ka küsimusi esitada. Saates laivis osalemiseks registreeri ennast moneysmarterme.eu/hommikused rahajutud. Tere hommikust kõigile, meil on Hommikused rahajutud saade ja täna on meil teise hooaja viimane kohtumine, viimane live kohtumine ja me kohtume täna, ma arvan, Jaak ei vaja eriti tutvustamist, Jaak Roosaare, kes on käinud rahvusraamatus või raamatupoodides või raamatukogudes siis investeerimisteemal Eestis. Sa oled vähemalt 3, tegelikult sul on veel lastele üks õpik, on ju? Ta on jah koostöös Mihkel Truumaniga tehtud. Just, et mitmete raamatu autor ja pluss aktiivne investor, kes avalikult tegelikult päris jagab enda portfelli ja vaatasin Instagramis, oled ka postitanud all-time high'sid, millega saab ainult õnnitleda. Ja täna seega suur aitäh, et sa tulid. Ja hakkame pihta. Meil kohe esimene küsimus tegelikult mul, ma hakkaks investeerimisest rääkima, aga alustame sellest, et selleks, et investeerimiseni jõuda, tuleb omada seda raha, mida sa üldse hakkad investeerima. Ja sina oled tuntud ka kui 50% klubi asutaja. Räägi veidikene, kuidas selleni jõudsid, miks see oluline on? Tere hommikust minu poolt ka. Et ma selle 50% idee korjasin üles John Templetonilt, kes oli siis üks USA kuulus investor, kes sai kuulsaks sellega, et ta seal 29. aasta kriisi ajal, kui aktsiad olid 30. alguses kõvasti kukkunud, siis tal ka alustava investorina palju kapitali ei olnud, aga ta tegi siis sellise tehingu, et ta palus osta kõikide pankrotti läinud firmade aktsiaid $100 eest ja siis maaklerite õudusunenägu ja siis tal oli üks tuttav maakler, kes selle lõpuks ellu viis ja ostis siis pankrotti läinud firmasid ja lõpuks, kui need firmad taastusid, siis selle portfelli tootlus oli hästi-hästi suur. Aga temal oli siis selline põhimõte, et kapitali koguda, et alati, kui ta €1 või $1 kulutas, et siis ta teise sama palju pani endale siis sinna nii-öelda kapitalifondi või enda kapitali kogumiseks. Et see on siis see algne idee sellele 50% klubile ja minul endal isiklikust nii-öelda elust tuli see klubi siis läbi selle, et kui ma Ameerikas tööl olin ülikooli ajal, ma sain just ka 2 moodi tasustatud, et umbes pool minu sissetulekust oli minu enda müük, kui ma siis suvel raamatuid müüsin ja teine pool oli siis selline juhendamistasu nende teiste tudengite pealt, keda ma ette valmistasin ja seal suvel juhendasin. Ja siis kuna see ettevalmistus ja juhendamistöö mõnes mõttes oli nagu toimus enne, kui see suvi pihta hakkas suuresti ja see raha selle eest tuli alles järgmise aasta jaanuaris või veebruaris, et siis see tundus justkui natukene nagu siuke poolpassiivne. Et siis mul oligi selline mõte, et ma katsusin elada oma sellest suverahast ja siis selle raha, mis ma seal nii-öelda juhendamistasuna sain, selle kõrvale panna. Ja ma arvan, et sealt ta nagu enam-vähem alguse sai. Ja lihtsalt see nagu filosoofiliselt mulle ka ideena meeldis, et sa ei ole nagu kummaski äärmuses, et sa ei löö kõike raha laiaks, mis sa teenid, aga sa ei ela ka nii, et sa ainult säästad ja üldse midagi ei kuluta. Et ma arvan, mida suuremaks sissetulekud lähevad ja kui sul sinna veel passiivsed sissetulekud juurde tulevad, et siis mõnes mõttes seda lihtsam on seda 50% klubi jälgida ka. Ja samamoodi seda lihtne on siis teha, kui keegi alustab üldse oma lastega või esimese sissetulekuga, et siis kui varem polnud üldse sissetulekut ja nüüd järsku on sissetulek, siis peaks ka olema pool kõrvale panna suhteliselt lihtne. Ja see on, teate, nagu on olemas reegel 50-30-20, et sa 20% nagu paned kõrvale, 30% on sinu elustiili kulud ja 50% on hädavajalikud kulud, siis tegelikult päriselt mul sõbranna ütles, et nagu tahaks elada niimoodi, et sa 50% investeerid, 30% on selline elustiili naudimise kulud ja 20% on kohustuslikud kulud. Nagu see on see ideaalne maailm, kuhu nagu jõuda. Ja siit tegelikult mul
just hiljuti oli selline küsimus, et kui inimesel ei ole veel, no ta ei ole isegi ligi lähedal nagu selle 50 juurde, et mida ta tegema peaks, kui tal sissetulek on selline, et ta suudab säästa näiteks 200 eurot kuus? No tegelikult, kui ma tagasi mõtlen, et minu jaoks ka see 50% on niimoodi, et ma ühel hetkel otsustasin, et nii, et nüüd hakkame 50% säästma, vaid tegelikult selline säästmine või kapitali kogumine oli pigem nagu mul lapsepõlvest siuke omane ja loomupärane. Ja ma arvan, et see võib-olla natuke, ma ei saa öelda, et see on kaasa sündinud, ma arvan, et see on nagu kaasa kasvanud sellest olustikust, kuidas sa üles kasvad või mis olukord sul seal on. Et lihtsalt mina olin selline nii-öelda Eesti Vabariigi alguse laps, et ma mäletan, ma sain esimesed taskurahad rublades ja siis kroonides ja eurodes saan nüüd oma lastele taskuraha anda. Et ma mäletan, ma suhteliselt varasest ajast lapsepõlvest nagu imestasin, et miks see rahaline ebavõrdsus on või niimoodi, et seal rubla ajal ma mäletan, et meil just oli raha, aga ei olnud kaupa ja siis krooni ajal oli nii, et kuna mul sugulased elasid Ameerikas, et siis meil käis Ameerika sugulane külas ja ma mäletan, me käisime, et ta vist vahetas mingi $10 kroonideks ja ostis pool toidupoodi kokku ja mul on nagu hästi meeles, kui me käisime seal, ta tuli meile külla, me käisime perega siis toitu ostmas, Tartus elasime seal Keskna kaubahallis, kus praegu on Playtechi kontor ja minu meelest see toidukorvi arve oli meil üle 100 krooni ja mul ema rääkis mitu aastat, kuidas kõik vaatasid meid poes, et mingid uusrikkad on tulnud jogurteid ja mingid imeasju kokku ostma. Et kes sellel ajal elasid, siis te võib-olla mäletate, et oli siuke aeg, et poodi tekkisid mingid kaubad, mida sa ei olnud varem nagu näinud ega kuulnud ja ühesõnaga selline aeg oli jah, kus oleks äge olnud, kui oleks palju raha olnud. Ja siis ma arvan, et kuidagi õnneks või suhteliselt kiiresti õppisin või sain aru sellest ideest, et kui sul on nagu mingi oma kapital, siis see saab sulle uut raha teenida, et see oli ka, ma arvan, suht varasest lapsepõlvest, et mul oli siuke väike suveprojekt, et ma ostsin hulgilaost mingit toitu ja asju ja müüsin siis edasi, et ma just rannisin siukest väikest oma putkat või kaubandusäri, et siis seal oli ka näha, et mida rohkem mul siukest kapitali oli, mille eest seda nodi osta, et siis seda suurem oli mul kasumi teenimisvõime ja siis mingi aeg ma andsin oma emale suviti laenu, et siis jällegi said nagu intressi tagasi, et ma suhteliselt väiksena kohtusin selle nii-öelda kapitalilt teenitud tuluga ja siis sellest alates mul ei olnud nagu kunagi vaja ennast väga motiveerida, et raha kõrvale panna selle kapitali jaoks. Et ma arvan, seal on hästi suur vahe, kas sa kogud raha mingi asja ostmiseks või sa panedki raha kõrvale selleks, et nii-öelda uut raha hakata teenima. Et niimoodi uue raha säästmiseks minu meelest see on nagu palju motiveerivam, kui see raha kuhugi ära kulutada, et siis ei ole olnud sellist stressi. Et võib-olla siis see soovitus olekski lihtsalt läbi mõtestada, et kui sa paned 200 eurot iga kuu kõrvale, et siis see on niisugune nagu seemnekartul või mune ja kana, kes hakkab sulle uut raha tootma, et kui palju sa siis tulevikus tänu sellele rohkem tarbida saad. Mulle hästi meeldis siin tegelikult see mõtlemine, et mõelge, et kui jääb midagi ostmata 100 euro eest, selle asemel, et kulutada 100 eurot, me näiteks investeerime 100 eurot ära, siis potentsiaalselt see on see raha, mis toob sulle järgmine aasta täiesti passiivselt 4 eurot või 5 või isegi 6 eurot on ju sõltuvad, kuhu sa investeerid ja niimoodi saabki tasapisi seda kasutada ja just siis, kui need esimesed dividendid tulevad või siuke nagu passiivne, positiivne rahavoog on ju, siis tekib see isu veel, et tahaks veel ja veel. Aga algusaegadel, mis olid sinu nagu head ja vead, et ma usun, et me kõik teeme vigu, investorid, eriti kes alustavad investeerimist. Mis olid need võib-olla kas suuremad möödapanekuid, millega sa ei ole arvestanud ja mida sa ütleks kõikidele, et kuulge, kindlasti pöörake tähelepanu just sellele asjale? No kui investeerimist rääkida, et siis aktsiates näiteks vist alustasin, esimene tehing oli Eesti Telekomiga 1999 ja tolle tehinguga läks nagu väga hästi. Ma olin lugenud seda Seppo Saario raamatut ja seal oli peatükk sellest, kuidas kui riik erastab, siis tuleb osta ja siis paar kuud hiljem riik erastas Eesti Telekomi. Väga sarnane sellega, mis oli Enefit Greeniga nüüd paar aastat taga või vist eelmine aasta.
et siis ma võtsin kõik need oma säästud ja võtsin isalt pool sama palju veel juurde laenu ja ostsin seal 217 aktsiat ja see oli nagu siuke hea tehing. Ja siis jah, ma lugesin seda raamatut seal mitu korda, mõtlesin, et see investeerimine ongi nagu mega lihtne ja siis kooli kõrvalt 12 klass me investeerisime igal pool mujale ka. Ma arvan, et mingi Tallinna farmaatsiatehas ja mingid siuksed asjad olid. Ja seal oli üks viga oli näiteks see, et kuna oli vahetund ja oli hästi kiire seal arvuti taga, et siis ma valisin, ma SEB internetipanka kasutasin tollal ja seal aktsiad pidid niimoodi ribamenüüst nagu valima ja kiiruga ma valisin kogemata, siis tahtsin Hansapanka osta, aga ostsin EMV-d, mis on siis seal Hansapanga kõrval oli, mis oli üks ehitusfirma. Ja see turg oli siuke ebalikviidne ka, et umbes turuhinnaga vist, et ma ostsin turuhinnaga selle EMV aktsia ära ja siis seda pärast müüa ei olnud enam väga lihtne kuhugi ja siis istusin selle EMV või ma ei raatsinud ka müüa vist seda kahjumit sisse võtta. Ja siis selle asemel, et ära müüa see EMV ja ikkagi see Hansapank osta, mis ma tahtsin teha, siis istusin selle EMV otsas nagu seal mitu aastat, kuni Hansapank rallis. Ma arvan, et ma ostsin hiljem selle Hansapanga mingi 100% kallimalt tagasi. Ja siis selle farmaatsiatehasega oli nii, et aktsia hind nagu järsku hüppas. Vaatasin, et vanasti oli nii, et need uudised ka tulid kuidagi viivitusega või mina ei tea. Ühesõnaga ei olnud nagu kursis, miks ta hüppas, ma müüsin igaks juhuks kohe ära ja siis hiljem selgus, et neil oli tagurpidi split tehtud, ehk siis nagu aktsiate arv oli vähendatud ja tegelikult see aktsia hind oli hoopis madalamaks läinud, lihtsalt seal minu kontol ei olnud veel muudetud neid aktsiate arvu, nii et sealt saime mingi kahjumi koos sõpradega. Ja siis võib-olla see ongi siuke läbiv teema iga varaklassiga, et alguses saad ikkagi mingid siuksed mõnes mõttes nagu lapse vead või siuksed lihtsalt tehnilised vead, et sa ei tea täpselt, kuidas need asjad töötavad, et siis samamoodi laenud andmises. Et ma arvan, et esimesed laenulepingud, mis ma tegin, olid siuksed, et kui oleks nendega kohtusse läinud või jurist oleks peale vaadanud, siis need olid suhteliselt vigased ja mingi kõrge intressijahil andsin välja mingid laene, mis kunagi tagasi ei tulnud. Ja kinnisvaras õnneks mul nagu mingid väga suuri pläkke pole olnud, et mul on seal, kuna ma sellest valdkonnast ise nii palju ei ole kunagi teadnud, et siis mul on alati head partnerid seal olnud ja ma arvan, et nemad on nagu neid vigu aidanud vältida, et meil on olnud vist 3 korda, kus ma olen raha kaotanud kinnisvaras, ja kahel korral 3-st on olnud siis see, et me oleme mingi käsiraha ära maksnud ja hiljem aru saanud, et tegelikult ei taha seda asja osta. Lihtsalt kiirustades, et kuna keegi teine oli huviline ja siis 3. kord oli nii, et ma olin osanik ühes arenduses ja siis tuli koroonakriis peale ja siis hakkas endal käsi värisema ja ma läksin sealt väikse kahjumiga välja. Ja tagantjärgi vaadates kõik need 3 korda ma oleks võinud lihtsalt rahulikult edasi ponnistada ja oleks kokkuvõttes kasumisse jõudnud, et sellised vead on olnud. Aga sisuliselt ma mäletan, sa rääkisid, sa keskendud peamiselt 3 varaklassile, on ju kinnisvara, laenud ja aktsiad. Kas sul on kõik siis fokuseeritud sellele, et sa tahad seda passiivset rahavoogu saada või sul on mingi kasvu peale ka indeksfondid? Kus on indeksfondid? Indeksfondid on mul 2. ja 3. sammas ja mul oli päris pikalt, kui ma seal Ameerikas töötasin, siis meil oli selline ettevõttepoolne kasumi jagamisprogramm või profit sharing inglise keeles, mis oli siis midagi sarnast nagu 3. sammas on Eestis. Ja see oli investeeritud siis SP500 indeksisse ja see oli niimoodi naljakalt tehtud, et iga aasta lõpus löödi see lukku vastavalt siis sellele, kuidas SP500 indeks koos dividendidega liikus ja siis nii palju raha kantis kontole kas juurde või võeti ära, et ta tegelikult ei olnud sinna investeeritud, aga ta nagu trackis seda SP500. Ja siis, kuna ma nüüd märtsis tulin sealt töölt ära, et siis oli selles mõttes äge, et ma sain selle nagu veel detsembri lõpu SP500 tasemega lukku lüüa, et siis mul praegu üks silm naerab, teine nutab, kui aktsiaturud kukuvad, et seal oli mul oluliselt rohkem raha, kui mul Eesti pensionisammastes on. Nii et see on jah see indeksifondi teema, aga kui ma alustasin, siis ma mingit väga teadlikult ei olnud, pigem ma võiks öelda, et ma olin nagu rohkem kasvuinvestor, et ikkagi otsisin mingeid ettevõtteid, mis võiks kasvada ja siis ma arvan, see oli vist 2007 algus, 2006 lõpp, kui ma esimest korda hakkasin nagu keskenduma rahavoole, et ma vaatan oma Exceli tabelis. Mul 2006 on nagu esimene sissekanne, et kus ma olen siis mõõtnud oma aastast rahavoogu
ja esimesed aastad siis põhimõtteliselt 2006, 2007, kuni 2010 põhimõtteliselt mul tuligi kõik passiivne rahavoog ainult aktsiatest, et ma neid laene ja kinnisvarasid alustasin tegelikult 2010. Ja noh, siis läkski nagu fookus rohkem rahavoole, et kui sa annad laenu, siis no sul ei olegi mingit kapitali kasvu, et sul ongi ainult rahavoog ja siis samas see oli nagu hästi äge, et nagu sa mainisid ka, et see tunne, et sul mingi 4 eurot või 5 eurot laekub, et kui see nüüd laekub sul igakuiselt ja noh, suuremad summad, sest seal on nagu üldiselt laenudes on ju intressid kõrgemad kui dividenditootlused. Et siis see oli siuke natukene sõltuvust tekitav ja põnev, et siis ma keskendusingi sellele, et ma tegin endale 2012 siis sellise tabeli, et kus mul on nagu varaklassid on kinnisvara, dividendid ja intressid ja siis igakuiselt panin sinna kirja siis, mis nagu laekus ja hakkasin eelkõige siis sellele fookust panema. Ma arvan, võib-olla mingi aasta või 2 tagasi ma nagu olen jälle natukene rohkem lahti lasknud sellest rahavoo teemast ja noh, keskendunud võib-olla siis mingile kasvu, mitte isegi kasvule, aga kuna mul on osalused nendes 2 kinnisvara arendusettevõttes, Scandium ja Everauset, siis neid on nagu raske hinnastada, aga mul on tunne, et nende osakaal minu sellest kogu portfellist on nagu kõvasti suuremaks kasvanud kui siis, kui see algas. Et mul oli niisugune väljakutse kunagi 10 000 eurot kuus teenida passiivselt nagu nendest rahavoogudest ja ma pidasin inglise keeles vist blogiga selle kohta aastakese või nii. Ja see tuli üllatavalt lihtsalt, et siis kui see 10 000 kuus ära tuli, siis mul ei olnud nagu seda, et okei, ma tahan 20 000 kuus või 30 000, et põhimõtteliselt sellest 10 000 kuus mulle nagu suht piisas. Aga siin tegelikult tekib see nagu teema, mille juurde paljud jõuavad, et alustuseks ma olen nõus, et need dividendid ja saadavad intressid, nad motiveerivad, sest sa nagu päriselt saad aru, kuidas investeerimine töötab, et kuidas sellest on võimalik kas või tulevikus elada. Aga lõppude lõpuks väga paljud oma strateegiaga jõuavad siiamaani, et okei, tegelikult kuna ma praegu ei taha ju dividende kasutada, siis mul on oluline pigem see nagu kasv, et mitte see dividend. Ja siis tekib see küsimus, et nii, kui palju ma pean nagu dividendidele keskenduma versus kui palju ma pean keskenduma näiteks ja lihtsalt panema raha tuimalt indeksfondidesse selleks, et pigem nagu saada seda suuremat kasvu, aga võib-olla väiksemat dividendi. Ma saan aru, sina oled seda probleemi endale lahendanud niimoodi, et alguses oligi kasv, aga hiljem, mis hetkel sa tegelikult seda nagu finantsvabadust hakkasid nautima või seal peaks nagu mingi shift vaata toimuma, sest mina ütlen seda, et jah, kuni me kogume me kogume raha ja seda kapitali, meil on oluline see kasv, mitte dividend, aga ebakindlatel aegadel meil on dividend oluline ja pluss, kui me päriselt tahame nagu tunda seda, et jah, ma investeerin nagu mingil eesmärgil, mitte see, et mul on raha ainult kuskil nagu kinni ja ma ei saa seda kasutada, et siis me dividendi tahame. No ma mõnes mõttes olen, mida aeg edasi seda nii-öelda, ma ei saa öelda, et pettunud, aga et ma arvan, et see aktsiate poolt nagu niisugune finantsvabadus on veidikene savijalgadel või ma ei oleks nagu nii kindel selles, lihtsalt sellepärast, et nad kipuvad olema nagu volatiilsemad ja noh, mul on nagu 2 näidet, et ma endale IB-s hakkasingi 2015 siis sellist nii-öelda rahalise vabaduse dividendi portfelli ehitama, mille mõte oli siis see, et ma ostan sinna dividendi aristokraate ja selliseid pikaajalisi dividendi kasvatavaid ettevõtteid ja siis kasvatan seda portfelli ja siis mingi hetk hakkan sealt seda rahavoogu siis nagu elamiskuludeks välja kandma. Ja mis siis juhtus oli see, et noh, esiteks ma valisin sinna nagu inimene ikka, et ka selliseid dividendimaksed, mis ei olnud võib-olla aristokraadid, aga oli kõrge dividendi see yield. Näiteks oli üks telekomi firma Frontier, kes maksis seal vist mingi 12 või 13% dividendi ja ma sain vist 2 või 3 dividendi kätte, kuni see ettevõtte dividendi ära kaotas ja lõpuks pankrotti läks. Ja siis ma avastasin, et tegelikult selline kõige suurem kasv tuli pigem nendest, kellel oli nagu väike jooksev dividend, aga kes olid siis dividendi protsenti kasvatanud kiiremini ja sageli nad ei olnud nagu aristokraadid, aga noh, mul oli seal näiteks
Starbucks oli üks selline, Apple oli üks selline, kes oli nagu pigem väikese dividendi protsendiga, aga see dividendi kasv oli kiirem. Ja siis jällegi nende puhul oli see, et ma vaatasin, et okei, et saan seal 1% dividendist, on ju, et selleks, et sealt mingid elamiskulusid katma hakata, on ikka jube palju seda kapitali vaja. Siis teine asi, mis minuga juhtus, ma arvan paljudega, kes Interactive Brokersit ka kasutavad, oli see, et ma vaatasin, et see võimenduslaen on seal kole odav, et 1,5% oli see intressimäär. Et siis ma võtsin umbes 20% võimendust ka juurde. Ja siis nüüd mingi, ma arvan aasta tagasi või kunagi, kui nad sinna Ungarisse kolisid, siis seal tehti siuke reegel, et kui sul oli see nii-öelda konto miinuses, siis sa ei saanudki sealt raha välja kanda, et siis ma ei tea, võib-olla selle jaoks on mingi ümber nurga viis, kuidas seda teha, aga mina jõudsin ja sinna, et laias laastus mul on seal 200 000 eurot miinust nii-öelda seda marginit või laenu, portfell ise on kuskil 800 000 ja ma sealt tegelikult midagi välja kunagi ei saa võtta, sellepärast ma pean kõigepealt selle 200 000 sinna sisse koguma, on ju. Mul laekub seal umbes, vaatan, mis mul laekub, kuskil 2000 eurot kuus dividendi dollarites. Et ma ei tea, see on siis 100 kuud on vaja oodata, et see miinus sealt ära saaks kaetud. Ja Baltikumi dividendi natuke sama, et see dividend laekub korra aastas ja siis kõigil on vast meeles see 2020, kui isegi Merko oli juba dividendi välja kuulutanud ja siis ikkagi tõmbas tagasi selle dividendi. Et ma nüüd olen alates märtsist olnud siukses olukorras, et mul ei ole sellist nagu palgatulu või mingit kindlat igakuist väljaspoolt laekumist. Et siis ma mõtlen, kui ma ainult nagu sellest mingist Merko dividendist üritaks elada, et see oleks jube stressirikas, et esiteks see laekub ainult korra aastas ja mul on ikkagi tunne, et need elamiskulud, mis mina igapäevaselt teen, mingi kohvi ja saiakesed ja väljas söömine, et seal see inflatsioon on olnud kiirem kui Merko dividendi kasv, et siis ja indeksfondidega ma arvan natuke sama lugu, et nagu osana pensioniplaanist on ta fine, et sealt sa saad ka natukene mingit jooksvat dividendi, aga et üldiselt ikkagi see põhiline kapital tuleb ikka kuskilt mujalt teenida kui sealt. Jah, et tekib küsimus lihtsalt, et nagu mida siis teha, on ju, et kui me finantsvabadusest räägime, siis meil on see positiivne kapitali kasv oluline, aga Ignitis on meil Balti turul tegelikult ainus ettevõte, kes on lubanud, et ta hakkab dividendi kasvatama 3% iga aasta. Sisuliselt potentsiaal on tulevikus selliseks dividendi aristokraadiks 25 aasta pärast saada. Oled seda vaadanud või? Mul on see portfellis ka, aga leedukatel on mingi imelik tulumaks, mis mul ära ampsab igakordselt dividendi. Aga kui ma mõtlen oma varaklasside peale niimoodi praktilises võtmes, et siis mõnes mõttes mulle see laenuäri on tundunud kõige parem, aga kinnisvara ka, et seal oli nagu, mul on paar sõpra, kes on siis niimoodi ehitanud oma natuke nagu Kristi oma sõbrannadega koos on teinud, et ongi ostnud nagu ühe korteri, teise, kolmanda ja eriti üks sõber, kes mul konkreetselt pähe tuleb, kes nagu töötas ka müügialal päris kõrgete sissetulekutega, et siis tal oligi eesmärk iga paari aasta tagant nagu cash'is välja osta see mingi kinnisvara objekt. Ja mul on endal ka erinevate sõpradega siis, ma mõtlen, 4 sellist ettevõtet, kellel igal ettevõttel on siis mingi kinnisvara portfell ja ma vaatan, et tegelikult need portfellid on nagu sobivamad siukse nii-öelda elamise rahastamiseks, et sealt see üür laekub ja mingi aja järgi on ikkagi see üüri laekumine suurem kui see pangalaenu väljamakse, pluss siis see enda osa on nagu võimalik ka siis kuidagi ära refinantseerida aja jooksul välja. Et sellega, millega me alustasime seal 2010 koos Kallega. Et sellel ettevõttel on nii, et me oleme vist 2 korda pangas refinantseerinud seda portfelli, nii et ja see oli minu jaoks suur üllatus, ma kirjutasin selles uues kinnisvararaamatus sellest ka peatüki, et ma ei olnud nagu varem kuulnud sellest või kui olin, siis ma ei olnud nagu tajunud seda, et seda saabki reaalselt Eestis ka teha. Aga et meil oli see mõte, et tahaks nagu raha mujale panna või välja võtta, aga midagi müüa ei tahaks. Ja siis me oleme 2 korda nii teinud, et me oleme lihtsalt pangalaenu uuesti tagasi pannud sinna, kus ta alguses oli ja oleme võtnud vist kokku üle 200 000 sealt niimoodi välja, et sisuliselt siis kõik vara on alles, et see on nagu selline omapärane asi, et ma arvan aktsiate taga, et ma ei julgeks niimoodi
ja nüüd enam ei saa ka, et varem ma tegin LHV-s mõnikord nii, et ma kandsin endale mingi muu investeeringu jaoks raha välja, nii et see aktsiaportfell oli tagatiseks. Aga et seal kinnisvaras on see oluliselt stabiilsem, et sa ei pea igapäevaselt muretsema, et tuleb mingi börsikrahh või midagi. Nii et see oli selline huvitav kogemus, et mõtlesime, et müüme ühe korteri Kristile ära ja siis arutasime, siis mõtlesime, et ärme ikka müüme ja läksime hoopis panka, võtsime sama raha välja, nii et korteri jäi ka alles. Et see on ikka omapärane kogemus. Et sisuliselt nagu sama korteri tagatiseks võtsite laenu juurde? Jah, meil on seal nii, et see on kokku 12 korterit, paar väiksemat ja siis üks kortermaja. Ja kui me alustasime, siis me 2010 alustasime ja minu meelest 2015 me saime esimese selle niisuguse suurema pangalaenu, siis kui see kortermaja sinna tuli. Ja kuna iga kuu sa maksad, ma arvan, et meil on 10-aastane graafik seal, nii et me iga kuu maksame siis justkui 120 sellest laenust tagasi, pluss siis intressi. Ja see laenu põhiosa makse on see, nagu kodulaenu puhul, et ega sa nagu otseselt ei taju, et see raha sulle alles jääb, et see raha läheb ikka kontolt välja. Aga see on laias laastus, kuna selle võrra siis laen väheneb, siis sa mõnes mõttes tekitad endale sellise puhvri, kus sa saad uuesti vajadusel selle laenu jällegi kasutusse võtta. Et eeldusel, et kinnisvara hinnad väga palju ei kuku. Tegelikult viimase 10 aasta jooksul on tõusnud hoopis nii, et kui tahaks, oleks saanud sealt nagu laenu isegi suuremaks võtta. Aga me pigem oleme niimoodi suht konservatiivselt seal tegutsenud, et ma arvan, meil see laenu maht on ikka umbes 50% varadest, mis ta alguses oli. No sisuliselt jah, ma just mõtlen nõus, et kinnisvara on selline hea nagu retiring, kui sa tahad pensionile minna, stabiilne rahavoog, garanteeritud, igakuine. Samas on selline varaklass või selline investeering, eriti kui me räägime kinnisvara portfellist, mida tegelikult üksinda ongi raske teha. No nüüd meil FTN siin pakub sellist alternatiivi, et on ju, et meil on olemas kinnisvarafondid, aga üksinda kinnisvaraportfellid ongi väga raske kasvatada. Ja siis laenude osas jällegi, kui palju seda laenu võtta, et praegu need samad kodulaenud saab ka ju võtta 20% paned sisse, 80% võtad laenuks, aga tegelikult kui me räägime, et kui meil peaks suur finantskriis uuesti tulema potentsiaalselt, see ei ole ju garanteeritud, et ta ei tule, pigem ta tuleb kunagi, et on ka võimalik, et need kinnisvara hinnad langevad ja siis jällegi suurem laen, risk on ju. Nii et siin oli ka küsimus, et kas sa praegu sinu peamine sissetulek tulenebki kinnisvarast ja laenudest, mitte pigem aktsiatest. Et see on juba nagu finantsvabadus nauditavale investorile on ju soovitus või nagu mõte? Ja, ma selles mõttes ikkagi, ma ei tea, minu enda iseloomu kohaselt võib-olla inimesed on erinevad, aga et mulle nagu ei meeldiks selline olukord, et ma peaks nagu ainult elama oma nendest varadest. Et algselt ma mäletan, kui ma üldse alustasin selle investeerimisega, see oli ka enne selle rikkaks saamise õpikut ja ma arvan enne Kiyosaki raamatu lugemist, et siis üldse ma esimesena rääkisingi seda, et okei, kui palju mul nagu seda net worth'i on või varased minust kohustused ja siis ma jagasin selle vist ühesõnaga ma vaatasin, mitu kuud ma saan nagu elada nii, et nende varade baasil on ju, et kui palju mul kuukulud olid ja siis see eesmärk oli vist, ma mõtlen, et ma tahtsin vist 50 aasta peale jõuda, et mul on 50 aastaks nagu see rahapuhver, mida saaks otsast sööma hakata. Ja siis ma mäletan iga kord, kui ma seda arvutasin, siis esiteks ta liikus nagu suht aeglaselt on ju, et mingid 10 aastatki saada oli juba päris suur tööd. Ja teiseks nagu need minu kulud kippusid järjest suuremaks minema, et ma mäletan, esimeses Excelis mul oli kuukulud olid 5000 krooni ja ma arvan, et praegu mul on pigem 5000 eurot nagu kuukulud, et see vahe on seal umbes mingi 15-kordne on ju. Ja ühesõnaga ma arvan, et et kui sa nii-öelda tudengina algad ja sul tekib 3 last ja lähed linnast maale elama, et siis su kulud ikkagi kasvavad kiiremini kui nagu mingi dividendi tootlus või nii. Et eks sa saad ise kontrollida oma seda kulude taset ka, aga vähemalt minul on ta küll kasvanud kiiremini. Ja üldse nagu psühholoogiliselt see selline, et sa mingitest varadest elad ja siis tekibki küsimus, et mis sa siis selle oma ajaga teed või et kui sa oma aega nagu panustad nii, et sealt mingit sissetulekut ei tule, et mida sa siis teed. Et minu meelest siis nagu on variant, et suure tõenäosusega sa pigem siis paned aega sinna, kus tulevad väljaminekud on ju.
et vaevalt, et sa niimoodi neutraalselt oma aega kulutad. Ja siis omakorda lähevad need kulud veel suuremaks, et kui sa muidu käisid 8 tundi päevas tööl ja nüüd käid 8 tundi päevas, ma ei tea, reisimas või kus iganes raha laiaks löömas, et siis sul see balance läheb suht kiirelt, ma arvan, õhku omadega. Ja kui sa niimoodi neutraalselt üritad olla, et nagu ei kuluta ja ei teeni, et siis ma ei tea, loed kodus raamatut või kõnnid mere ääres, et see tundub suht nüri nagu, et siuke, et ma pigem ikkagi pooldaks nagu seda mõtteviisi natuke nagu, võib-olla mitte nii ekstreemselt nagu Warren Buffett, et sa ikkagi 90-selt ka lähed hommikul kontorisse, aga et mulle nagu, ma jätsin endale kontori alles, mul on tegelikult 2 kontorit, kus käia, on ju. Et ma ikkagi katsun ikkagi nii teha, et mul iga kuu laekub aktiivsest tulust ka rohkem kui mu elamiskulud on ju, et muidu oleks jah nagu veits siuke kasutu tunne, ma kujutan ette. See ongi. Minul on nagu sellega olnud 2 mõtet. Number 1 on see, et aktiivne tulu on tegelikult parim kaitse, eriti kui me räägime kriiside aegadel on ju, kus kui ettevõtetel läheb kehvasti, siis sa ei saa dividende, on ju, kui üürnikel läheb kehvasti, sa peadki üüri langetama, laenu ikka ju pead tagasi maksma. Et selles mõttes kriisiaegadel on võimalik, et see ei ole enam nii kasumlik, on ju. Ja see aktiivse tulu teenimise oskus, number 1 on nagu sinu parim kaitse ja number 2, inimesel on vaja vaata seda elu mõtet, nagu Jaapanis on see ikigai, on ju, ma ei mäleta, kes ta perekonna nimi on, see raamat Man's Search for Meaning, et sa pead nagu millelegi oma nagu elu pühenduma, et kuidagi nagu seda maailmat paremaks teha, et 2 ühes. Aga isegi kui keegi kavatseb elu lõpuni tööd tegema, siis ikkagi passiivse sissetuleku peale mõtlemine on lihtsalt oluline selleks, et mitte loota ainult riiklikule pensionile, mis kahjuks meil oli siin, mis ta on 500 eurot pluss, üpris väike. Aga kinnisvaraga seoses mul tekkis see küsimus, et kinnisvaraga sisuliselt, kui sa investeerid kinnisvarasse, mis on ainult ühes riigis, siis see tegelikult on ju ka päris riskantne, nagu siin on olukord näidanud. Ja mul just sõber plaanib Hispaaniasse kinnisvara osta, et ma arvan, et sellega on natuke nii, et sellist füüsilist vara kuskil teise riiki osta on ikkagi päris suur koormus nagu oma elustiilile, et ma ise renoveerin Muhumaal suvilat ja esmaspäeval nüüd katsume sinna jõuda, aga ma ei ole sinna jõudnud vist, ma ei tea, ma arvan, et mingi 6 või 7 kuud ja ma ostsin sinna mingi sauna ja see sauna ehitajas küsis, et kuidas leil on ja ma ütlesin talle piinlikult, et ma ei ole ise seda sauna veel kordagi näinud, et see on seal 6 kuud seisnud kusagil tiigi ääres. Ja et ma kujutan ette, et kui veel kuskil, ma ei tea, Hispaanias või kuskil veel mingi kinnisvara oleks, et siis isegi kui see on kõik hästi seal automatiseeritud ja nii edasi, et siis kas või see, et sa pead ikka mingit elektriarvet maksma iga kuu ja sa näed midagi läheb ikka varem hiljem katki seal ja nii edasi. Et ma arvan, see on niisugune lisakoormus, et kui niimoodi mingi sõjavõtmes vaadata, et siis ma arvaks, et Eesti on ikka suhteliselt turvaline koht, kus olla. Ma arvaks, et parem kui Soomes on ju. Me oleme NATO-s, Soome veel ei ole, aga see on omaette teema. Aga et siis jällegi pigem taandub nagu asi sellele, et kas sul on mingit nagu nii-öelda oskust või mingit skillseti, mida sa saad siis ka teises riigis rakendada. Et kuna mina olen USA-s pikalt tööl olnud, inglise keel on selge, on ju, et siis ma arvan, et ma nagu leiva lauale saan kuskil teises riigis ka. Ja siis nii-öelda need välisaktsiad, et minu tegelikult ma nagu enda pensionisambaks pean pigem seda Berkshire Hathaway investeeringut, et mis siis ka natuke sarnane indeksfondidega, aga ma usun, et on isegi nagu tootlikum kui SP500 indeks pikas perspektiivis ja seal on omad põhjused, miks ma nii usun. Et ma olen seda aktsiat kogunud vist viimased 5 aastat umbes ja plaanin edasi koguda. Nemad ka dividendi ei maksa, nii et nad on pigem sellised kapitali kasvule suunatud ettevõtmine. Aga jah, et ma arvan, et inimesed võib-olla natukene liiga mõtlevad üle seda riigiriski, et kui sa oled ikkagi terve heas vormis noormees, siis sa nagunii siit riigist minema ei saa, kui sõjaks läheb, nii et siis ei ole väga vahet, et pigem peaks siis ennast heas vormis hoidma
ja noh, mingi elementaarne rahavaru või välismaine pangakonto võiks nagu olla, aga jah. No selles mõttes diversifitseerimine igal juhul on siin kasulik ja seoses, kui sa hakkasid juba aktsiatest rääkima, mis sul praegune osakaal nendest portfellitest on, kui palju sul päriselt on niimoodi aktsiaportfell, kui palju sul kinnisvaraportfell, kui sa üldse, kuna sul on nii palju ettevõtteid, kui sa oled seda niimoodi jälginud ja kui palju on laenud? Kas sa jälgid seda spetsiifiliselt ja kas sa muudad neid osakaalu kuidagi väga teadlikult sõltuvalt sellest, mis meil majandusel toimub või see on ikkagi sõltuvalt ärivõimalustest või kinnisvara olukordadest rohkem olnud? Ja ma niimoodi väga teadlikult ei ole muutnud, et pigem on olnud niimoodi, et need laenud on nagu tulnud niimoodi võimaluse baasil, et kui mingi hea hüpoteeklaenu variant on tulnud lauale, siis tavaliselt on selline, et kas paned või ei pane, et sa ei saa nagu iga päev hommikul ärgata ja mõelda, et ma täna investeerin sinna ja kinnisvaraga sarnaselt, et see on nagu erinevus aktsiate või indeksfondidega, et sinna sa võid alati raha juurde panna. Aga ma vaatan, et mul praegu varades on nii, et kõige suurem osalus 30% umbes on mul siis võib nimetada nagu ettevõtluseks või kinnisvaraarenduseks, et ma ei teagi, mis see täpne termin on, aga et need on siis osalused selles Scandium kinnisvaras ja Everhouse kinnisvaras, et need said alguse tegelikult nagu kinnisvaraprojektid, aga siis kasvasid mõnes mõttes nagu ettevõtluseks. Ja ma arvan, et see on niisugune natuke nagu loteriipilet, natuke nagu aktiivne töö, et ma kõigil soovitaks nagu mingi raua panna kuhugi tulle mingisse ettevõtmisesse. See võib olla siis ka nagu startup investeering. Aga lihtsalt startupis sageli on ka see, et isegi kui sa mingis esimeses raundis liitud, siis sina ostad seal juba, ma ei tea, mingi 2-3 miljonilise valuationi pealt. Aga et nii Everhouse kui Scandium, siis minu jaoks sai alguse sellest, et me kandsime sinna 2500 € omakapitali sisse kamba peale. Ehk siis see tootlus sealt on olnud nagu kõige suurem. Siis umbes 30% on välja antud laenud, 20% kinnisvara, 18 aktsiad ja 1% raha ma praegu vaatan. Umbes nii. Aga laias laastus ma olen mõelnud, et võiks olla umbes kolmandik ja laenudega on siis nii, et kinnisvara on, ma arvan, kõige rohkem laenudega tagatud, et mul on umbes, ma vaatan siin, umbes 50% kinnisvarast on siis laen. Ehk siis kui mul on seal ligi 2 miljoni eest kinnisvara, siis seal on ligi 1 miljoni eurone laen peal. Aga see on siis jagatud nende erinevate ettevõtete vahel laiali. Ja mingi aeg mul oli päris palju sellist eraisiku laenu ka, et seda ma olen siis jooksvalt vähemaks tõmmanud, et nüüd on mul eraisiku laenud eelkõige ainult sugulastele, et ma oma ema ja isa pensionisamba aitasin neil rahaks teha ja siis maksan neile ise hoopis iga kuu nagu aastabaasil intressi selle eest. Ja siis seal Interactive Brokers siis on mul ka mingi laen lahti siis nende aktsiate tagati seal kuskil 20% ulatuses. Ja, laenu kasutamine on ju täiendav risk, meenutus kõikidele, et tuleb väga vastutustundlikult seda kasutada. Ja aktsiatesse juurde tagasi tulles ma vaatasin, et sa ostsid naftaettevõtted. Kuidas räägi üldse enda protsessist, et sa oled üsna aktiivne aktsiainvestor ka. Kuidas sa leiad häid ideid, kuidas sa jälgid, mida sa jälgid, kuidas sa otsuseid vastu võtad, et nüüd osta või nüüd müüa? Ja jällegi on nii, et siis ma olen need aktsiaportfellid jaganud nagu teoreetiliselt isegi 4, et mul on mingi jäänuk eraisiku Balti aktsiate portfell, mida ma olen pigem nagu kinni pannud, et nad ei ole seal investeerimiskonto all ja mingit suurt pointi neid seal nagu hoida ei ole. Ja siis mul on ettevõte, millel on Baltikumi aktsiaportfell ja siis mingi hetk ma tegin Interactive Brokersisse siis konto, et ma lihtsalt vaatasin, et seda Berkshire'it ma ostsin sinna oma ettevõttele ja tundus nagu jabur neid suuri teenustasusid maksta iga kord. Et siis välismaine aktsiaportfell sai siis umbes alguse nii, et ma otsisingi sinna selliseid häid dividendimakseid, mingid tuntud ettevõtteid. Mõtlen, mul esimesed investeeringud olidki vist Apple,
ExxonMobil, siis need suitsufirmad, PepsiCo, Starbucks, mingid sellised ettevõtted. Ja siis ma natukene läksin teemasse rohkem sisse ja siis ma hakkasin ostma neid suuremate dividendidega. Ja noh, ma vaatan siin need, mitu on pankrotti läinud, päris mitu on -90% siin. Oota, ja kuidas sul all time high siis tuleb, kui sa räägid, et sul on, et selles mõttes, kui te kõik teate, et jah, kui aktsiaturgudel läheb hästi või nagu üks positsioon on plussis, siis alati on neid positsioone, mis on ikkagi miinuses, on ju. See on nagu paratamatu saatus igal investoril. Ja, võib-olla mis mind on aidanud, ma võtsin endale mõned aastad tagasi sellise põhimõtte, see tuleb ka sealt Seppo Saarjalt ja sellest Eino Jutikala näitest, aga et ma katsun nagu ikkagi mitte väga müüa ja mitte selliseid langevaid firmasid nagu liiga agressiivselt juurde osta, et see nii-öelda kukkuva noa püüdmine, et noh, ma natuke ikka olen seda teinud Facebookiga nüüd ja ma tegin vist paar korda selle Alibabaga ka, aga üldiselt ikkagi katsuda nagu pigem võitvaid aktsiaid juurde osta ja kui mingi asi on seal miinuses, et siis ma ei ole teda kohe ära ka müünud, et sealt need mingid -90% ongi tulnud, aga noh, ma vaatan, et mis ma seal oli, et ma panin vist sisse $5000 ja alles on $290 on ju, et ma nende seal algne dividendi tootlus oli vist 13% ja nüüd on see üldse ära lõigatud, see on mingi Pennsylvania Real Estate Investment Trust, siis on mul siin DK Tankers, mis on kõvasti miinuses, General Electric ja nii edasi. Ja see Occidental, see naftafirma oli tegelikult samamoodi, et ma ostsin selle kunagi ammu $30 enne, kui see nii-öelda naftakrahh tuli ja dividend ära lõigati. Et nad maksid seal, peast ei tea, mis nad maksid, aga minu meelest see dividendi tootlus oli seal 5-6 või rohkem protsenti. Ja siis see aktsia kukkus siis sealt, ta oli vist juba kukkunud ka, ma arvan, 70 pealt 30 peale, kui mina ostsin ja siis ta kukkus vist 9 peale või kuhugi välja. Ja kas ma teda ära ka ei müünud, et ma lihtsalt istusin ja kannatasin seal. Ja nüüd, kuna ta oli mul portfellis, siis ma ikkagi hoidsin nagu silma peal ja need, kes on seal mingi -90 pealt nagu taastuma hakanud, et siis ma olen nendele võib-olla natuke rohkem tähelepanu pannud, et noh, tavaliselt see on niimoodi, et kui juba taastutakse, siis taastutakse nagu suurelt, et mul on üks teine ettevõte Owens & Minor, kes oli samamoodi, et 71% lõikas tema dividendi väiksemaks, muidu oli varem 21 aastat kasvatanud dividende ja siis see aktsia kukkus seal mingi alla 10 ja nüüd on see mul kõige rohkem plussis, et on vist üle 300% mul plussis. Et siis, et mitte nagu osta neid aktsiaid siis juurde, kui nad kukuvad, vaid pigem siis, kui nad on uuesti tõusma hakanud, tundub mulle targem teguviis. Aga jällegi, kui ma vaatan kogu oma seda nii-öelda investeeringute portfelli suure pildina, et siis ma ütleks nende aktsiate puhul mul ikkagi eelkõige on niisugune meelelahutus ja intellektuaalne nagu lõbus ja põnevus on ju neid erinevaid ettevõtteid uurida. Et ikkagi rahaliselt nagu suuremad kasud on olnud pigem nendest kinnisvara või laenutehingutest. Kuigi on mingid erandeid ka, et see Berkshire Hathaway ja ma ei tea, Merko Eestis on või Nordeconiga, ma arvan, ma tegin päris hea sõidu, aga et need mingi 100+ aktsiad seal Interactive Brokersi kontol, et need on lihtsalt selles mõttes põnevad, et ma natukene pean seda siukseks hobiks, et ma väiksena kogusin marke, mul oli eesmärk iga riigi mark endale saada, mul oli just mingi 180 riiki. Et siis mul natuke nende aktsiatega on sama tunne, et ma leian kuskilt mingi firma, siis ma olen põnevil, siis ma lähen käin seal kodukal, loen neid aruandeid ja ostan endale 100 aktsiat portfelli ja siis tuleb mingi uus ettevõte ja niimoodi nad vaikselt siia kogunevad. Et see nüüd mingi väga, väga teadlik investeerimisviis ei ole, ma arvan. No jah, aga samas õnnestus energiasektoriga sul ikkagi nagu seda õiget hetke tabada, on ju, et energiasektor oli miinuses, nüüd tegelikult meil kõik indeksid sõidavad sellist külgsuunas
väga palju määratamatust ja samas energiasektor on olnud see, et põhimõtteliselt toorained ka, et mis ongi hakanud tõusma ja mille pealt energiaettevõtted siis on kasvama hakanud. Et kas see on siis ka nagu juhus, siuke nagu juhus olnud või? No minu portfell oli nagu, kuna oli dividendi fookus ja pigem kuna mul need muud varad, kinnisvara on ka nagu ütleme, selles mõttes, et pigem majanduse üldise kasvuga nagu kaasa sõitev, et siis ma üritasin Aksa portfelli juba mõned aastad tagasi, ma arvan mingi 2016 või 17, kui nagu, või kogu aeg on olnud siuke tunne, et kohe tuleb pauk on ju, et siis igaks juhuks, et ma olen sellist nagu riski natukene nii-öelda vastand positsioone võtnud, et Berkshire Hathaway on kõige suurem, kui vaadata siis nemad hakkasid ka novembrist laias laastus, minu meelest eelmise aasta oktoobri lõpp, november, nagu see turg muutus, et Eestis ka natukene, aga USA-s on see eriti näha, et kui sa paned ühele graafikule selle ARK Investi, kes on siis see Cathy Woodi selline kasvu investeerimisfirma, kes ma arvan oli siukene legendaarne kõige rohkem kasvufirmadele ja tulevikule ja see roheline ja robootika ja kõik muud teemad, kõik nii-öelda kõige selline noortepärasem, coolim aktsiafond on ju, isegi nagu rohkem kui Nasdaq tervikuna. Et see oli siis tõusnud seal mingi 100% paari aasta jooksul ja novembrist hakkas vaikselt langema ja Berkshire vastupidi, et oli siis indeksitele 1,5 aastat või niimoodi alla jäänud ja siis seal hakkas tõusma, et kuskil novembris minu meelest USA turul toimus see shift ära, et kasvuaktsiatest mindi nagu rohkem väärtusaktsiatesse ja energia oli ka siuke tüüpiline väärtusaktsia pigem, et suhteliselt kõrged dividendid ja et minul on nüüd tubakas on mul pikalt olnud, aga mul oligi nagu plaan teha siuke nii-öelda patuportfell ka endale, et ma otsingi Facebooki ka selle mõttega, et sõltuvust tekitav ja peaks olema illegaalne. Ja siis nüüd on mul seal ka siis relva või kaitse, enam ei kutsuta relvatootjateks, vaid kaitsetootjad. Ja nafta siis samamoodi, et minu üks tees oli nende kõigiga see, et neid investeerimisfonde nagu järjest vähemaks, kes said sinna rahuliku südamega raha panna. Ja see siis tähendas, et nende dividendid läksid järjest kõrgemaks, et need nii-öelda valuationid või hinnastamised olid nagu madalamad. Ja et seda ma näen kas või Eesti pealt, et ma olen seal tuleva fondide nõukogus ka ja et meil käis ka läbi see, et me peame olema ESG compliant ja et minust meil tubaka relvatootjaid nagu nii on portfellis, aga siis isegi naftatootjad oli vaja välja visata sealt portfellist. Et siis erainvestorina minul on nagu hea võimalus kasu saada sellest, et suured fondid ei saa endal lubada selliseid ettevõtteid portfellis. Ja see on nagu pikem jutt, aga näiteks sama suitsufirmade puhul, et minu meelest nad teevad nagu hästi tänuväärset tööd, et nad üritavad praegu sellest tavalisest väga ebatervislikust suitsust siis viia inimesi rohkem sellise nagu e-sigareti peale või see on tegelikult isegi keerulisem, aga Philip Morrisel on siuke toode nagu IQOS, I Quit Ordinary Smoking lühendina, mis siis põhimõtteliselt nagu kuumutab seda tubakat nii, et sa saad selle nikotiinipaugu, aga sa ei saa seda tõrva ja kõike muud kahjulikku. Ja see omakorda ärimudelina on ka hästi mõnus, et on natukene nagu see Gillette kunagi oli, et sa ostad selle seadme ja siis ostad sinna neid tubakakapslikesi. Ja nendel on kõrged dividendid, ajalooliselt on väga jätkusuutlikud ja nii edasi. Ja see energia oli siis natuke samast vallast, et kui see nafta miinusesse läks seal 2020 kevadel, et siis nad olid kõvasti peksa saanud, et siis ma müüsin neile put-optsioone ja siis ostsin neid natukene ise portfelli. Aga ma arvan jah, et selline kindlam tunne tekkis mul siis, kui nüüd Warren Buffett ostis seda oksit lisaks nendele warrantitele juurde ka kõvasti. Et ma arvan, see on selline hea kvaliteedimärk. Ma tahaks nagu selle jutu peale ka küsida, et kuidas ESG-ga on siis, Jaak? ESG-d vaatad? Aga sul ongi nagu täiesti... Ma olen nagu anti-ESG jah, et ma mõtlesingi mingi fond teha, et nagu anti-ESG fond, et ma ei saa üldse aru, mulle see Interactive Brokers topib ka mingid ESG filtrid kogu aeg, mida vaadata, et ma selles mõttes pigem olen nagu kapitalistlikult meelt, et turg paneb asjad paika ja et nagu mingid igasugused piirangud, sellised et esiteks anyway seda joont on nagu maru keeruline tõmmata, et kas Lockheed Martin on nüüd relvafirma või kaitsefirma või et kas see sama Occidental, kes hakkab
õhust süsiniku maa alla tappima tagasi, et kas see siis on nagu hea või halb või nii edasi, nii et ei no nende naftafirmadega ma olen nõus, et ma olen ise ka võtnud Occidentalit, aga puhtalt selle eesmärgiga, et neil on see carbon capture süsiniku püüdmise tehnoloogia ja noh, me peame seda kliimakriisi lahendama ja süsiniku püüdmine on sisuliselt ilma selleta me hakkama ei saa. Ja nemad ise on väitnud, et neil sisuliselt see ESG mõju planeedil on isegi parem kui Teslal, kui arvestada seda, et kõigi nende elektriautode ehitamisel läheb nii palju erinevaid metalle, mille kaevandamiseks tegelikult reostatakse nagu muid riike. Tesla minu meelest lihtsalt ei avalikusta veel kogu seda nagu keskkonna mõju, mis kaasnevad selles supply chain'is on ju ostuprotsessis. Aga tubakafirmad, no kas selle sa võid välja lõigata siis, et avalikult ei lähe üles, aga ei, selles mõttes musta huumorina võin sulle öelda, et tegelikult kui mõelda, mis planeeti kõige rohkem reostab, on siis inimesed on ju, või tegelikult on lehmad ja ma ei tea, vulkaanid ja kõik siuksed asjad ka, aga et mida vähem inimesi, seda vähem reostust ja nii relvatootjad kui tubakafirmad siis aitavad kaasa sellele. Okei, üks viis, aga selles mõttes ma nagu saan sellest probleemist aru. Number üks, nagu kestliku rahanduse analüütikuna ma ütlen, et jah, see nagu S-tähe peale, see nende mõju on niivõrd kehv, et neid loomulikult nagu visatakse välja, sest ongi patuaktsiad. Aga investorina patuaktsiad on tegelikult olnud nendel ebakindlatel aegadel, siis kui ongi pigem majandus läheb kehvasti on ju ja aktsiad hakkavad langema, ikka suitsetatakse, ikka alkoholi tarbitakse, et nagu kahjuks võib öelda, et see on nagu inimeste loomuses on ju, et inimene jätkuvalt nagu tarbib neid sõltuvust tekitavaid aineid ja investorite vaatevinklist tegelikult nad ongi positiivset tootlust investorile pakkunud. Et siin on jah, number üks nagu ja seal on nagu kolmas vaade on ju, et kui sa tegelikult tahad maailma paremaks teha, mina tahaks, et mitte keegi ei suitsetaks, ei jooks alkoholi, siis see, et ma ei investeeri nendesse aktsiatesse see nagu ka seda mõju ei saavutata, et ma pigem tahaks osta või teeme koos fondi, et osta nende ettevõtted ära, aga siis kuidagi peaks nagu nende kõiki jooke näiteks muutma alkoholivabaks, et nad nagu suudaks kuidagi seda nagu kasumlikumaks jooke teha, midagi sellist on ju. Ja, no ma arvan, et paljud inimesed ka ei mõtle selle peale, et kui sa turult selle aktsia ostad, on ju, et sa ei osta ju seda, et see raha ei lähe Philip Morrisele või mingile relvatootjale, et see läheb teisele investorile, on ju, et minu teada ei Altri ega Philip Morris pole nagu ammu ühtegi uut emissiooni teinud, et nad pigem ostavad ise oma aktsiaid tagasi. Nii et ja ma arvan, et see trend anyway on nagu kuna seal kui me tubakast räägime, on ju, et see on niisugune valdkond, kus reklaamida ei tohi, kõige suurem osa sellest tubaka hinnast on aktsiis, et ta nagu, ma arvan, liigubki sinna suunas, et kui ma mõtlen oma sõprade peale või mõtleme üldse ajaloost tagasi, on ju, et vanasti olid ju mingid lennukid, kus inimesed täiega suitsetasid ja nii edasi, et ma arvan, kogu seda suitsetamist ongi vähemaks jäänud, aga et nagu sa ka ütlesid, et ega seda niimoodi käsukorras ära ei saa kaotada, et siis me saame mingid salasigaretid ja nii nagu mina lapsepõlves, et ise keerasid mingist samblast endale suitsu kokku väiksem. Et pigem jah, ma arvan, et see on lihtsalt selline võimalus investorile, mida fondid ei saa kasutada, aga et minul erainvestorina on okei nagu sealt dividendi saada ja kui sa tahad võidelda tubaka vastu, et sa võid need dividendid ju nii-öelda kasutada selleks, et ma ei tea, toetada mingit suitsetamisvastast liikumist või mis iganes, aga et minu meelest ka need ettevõtted ise on tegelikult ju huvitatud sellest, et see oleks reglementeeritud, et lapsed ei suitsetaks ja nii edasi, et ega selles mõttes kapitalism on selline efektiivne meetod, et kui et nad saavad aru, et kui nad nagu nii-öelda liiga pahad on ühiskonna jaoks, et siis ühiskond keerab kraane jällegi rohkem kinni, nii et ma arvan, et see on niisugune fine balance, aga võib-olla ärme sinna liiga kinni jääme. Mul oli üks mõte seoses nendega, et mida rohkem räägitakse kestlikkuse osas ongi see, et need ettevõtted, nad lihtsalt ei ole kasvuettevõtted on ju, nad võivad hea dividendi maksta, aga tegelikult kui nad endale mingeid uusi tooteid ei leia, siis nagu nad lähevad ainult alla ja see aktsia hind võib nagu allapoole liikuda.
et seal on see nagu see üks nüanss. Aga siin on tegelikult alustamise poole pealt, vaatan chatis päris head küsimused, et mis oleks sinu soovitused alustavale investeerijale oma vara kasvatamiseks, et just kuidas nagu neid varaklasse valida, et kas kolmas sammas täis ja indeksid või ikkagi üksikaktsiaid või nagu nende vahel hajutada? Ma nüüd viimati, ma arvan, mingi pool aastat umbes olen, kui keegi on küsinud, et kuidas nagu alustada investeerimist või millele fookust panna, et mul nagu esimene küsimus on see, et sa peaks, ma arvan, nagu ära otsustama, et laias laastus on nagu 2 teekonda minu meelest, et kas sa tahad saada nagu nii-öelda jutumärkides väga rikkaks või lihtsalt rikkaks. et see nii-öelda tavapärane teekond on jah see, et lükka 2.–3. sammas täis, küsi tööl palka juurde, on ju, hoia kuludel silma peal, ideaalis nagu säästa 50% või alusta 10% ja liigu sinna suunas. Kui saad palka juurde, siis pane palgatõusust vähemalt 50% sinna säästmisfondi ja siis niimoodi muudkui toimeta, on ju. Aga kuna ma ise ei ole niimoodi tegelikult toimetanud, siis ma ei saa seda ka nagu nii-öelda ainuõige teekonnana soovitada. Et ma arvan, see teine valik on siis see, et sa ikkagi rikkaks tahad saada nagu mitte läbi investeerimise, vaid läbi ettevõtluse või laias laastus ikkagi läbi ettevõtlus, et see võib olla ka nii, et sa küsid tööandja käest mingeid optsioone, on ju, või sa töötad näiteks, nagu mina töötasin müügitöös, kus sul on tulemuspalk, on ju. Ma peaks nagu müügitöötajaid ka natukene ettevõtjateks, et eriti kui sul on selline 100% tulemuspalk. Et siis ma arvan ikkagi see, kuidas seda investeerid, pole nii oluline kui see, et kuidas sa oma sissetulekut saad kasvatada. Ja ma arvan, järjest rohkem on olnud selliseid näiteid minu tutvusringkonnas, kus keegi on siis 3-4 aastat nagu sisuliselt elanud keldris, töötu olnud ja keskendunud oma mingi Amazoni äri ehitamisele või mingit startupi kuskil pusinud. Et siis see, kas sa paned samal ajal teise sambasse või pane, et ma arvan, see pole nii oluline, et pigem on oluline, et sa oma selle äri üles edukalt ehitad. Ja võib-olla ideaalis on see, et sa suudad mõlemat teha, on ju, et mul võib-olla vend on nagu hea näide selle koha pealt, kes siis töötas IT-valdkonnas pikalt ja seal oli nagu hea säästa ja siis toppis täis nii oma sambad kui ka tegi igast muid investeeringuid ja siis mingi hetk tundis, et nüüd on tal nagu seda know-how'd piisavalt ja siis tulid sealt mingi pundiga ära ja tegid oma ettevõtte, et see on võib-olla selline kõige kindlam mudel, et sa natuke aega oled kuskil tööl, õpid ameti selgeks ja saad mingi kapitali ja siis lähed ja proovid ise midagi ehitada, et ma laias laastus mõtleks selle peale, et milline see sinu tuleviku sissetulek saab olema, et kui see on puhtalt nii-öelda palgatöö ja samas trackis nagu siiamaani, et siis sa saad ju Excelis arvutada, et kui palju sa elu jooksul teenid nii-öelda palka ja kui palju sa kõrvale pead panema. Aga et sealt nagu mingid väga suuri numbrid on raske välja võluda, sellepärast et palgakasv ikkagi on lineaarne. Kui sa lähed kuhugi ettevõtjaks, siis nagu see meie Scandiumi näide või Everausi näide, et me panime sinna sisse alguses mingi mõned sajad eurod on ju ja täna selle ettevõtte väärtus on 20 miljonit, nii et siis seal on see kasv nagu mitte lineaarne, vaid eksponentsiaalne, et siis igaüks nagu peab ise valima, mis teekonda tahab teha. Ma arvan, selle noodi peal on väga hea meie avaliku osa lõpetada, et lõppkokkuvõttes me tulime sinnamaani, et aktiivselt sissetuleku teenimine selle kaudu, et sa oled ettevõtlik, sa aitad maailmal ka mingit probleemi lahendada, et see on võimeline päriselt siin nagu päriselt rikkaks teha. No kui me vaatame maailma rikkamaid ettevõtjaid, maailma rikkamaid inimesi, siis nad on kõik ettevõtjad. Ja samas paralleelselt sellele oleks hea endale tagavaraks investeeringuid koguda nii 3. sambas, 2. sammas, mis on riigi poolt sisuliselt pluss 200%, pakutakse tootlust. Ja ka kui on huvi ja soovi ja aega investeerida ka indeksfondidesse või üksikaktsiatesse, aga mitte unustada siis riskide hajutamist ja riskide maandamist. Selleks, et
juhul kui peaks kriis tulema, et sa ei jääks ainult lootma ühe konkreetse investeeringu peale või jah, et riske manageerida. Saates me ei anna investeerimissoovitusi ega kutsu sind väärtpaberit ostma ega müüma või muid investeerimistehinguid tegema. Küll aga kutsun ma sind üles õppima ja tegema vajalikke samme selleks, et enda rahalist heaolu parandada. Kogu saade teabe on informatiivne ning enne investeerimisotsuste langetamist palun tee omapoolne analüüs.